Nii, tere õhtust, et mina alustan lugemist ja siis, kes ei pääse kuulama, eks ta siis pärast kuulab järgi. Et tänase lugemise mul on kuidagi prillidesse valgusega ja küll ma loen nagunii siiapoole. Et tänase lugemise pealkiri on Õpi tundma oma kehakeelt. Keha on aus. Sinu keha on tark, tegelikult lausa geniaalne. Ta räägib sinuga, edastades sulle oma sümptomite kaudu võtmeid ja sõnumeid. Ühes 2012. aastal ilmunud artiklis kirjutas Deepak Chopra, kõikidest oma edusammudest hoolimata teab nüüdismeditsiin vähem kui 10% sellest, mida su keha teab vaistlikult. Minu enda ja mu klientide tervendamisedu on sõltunud suurel määral sellest, et mul õnnestus tuvastada sõnumeid, mida keha püüdis sümptomite kaudu edastada. Need sümptomid on tegelikult metafoorid sellest, mis toimub meie sisemuses, emotsionaalsel ja energeetilisel tasandil. Ehkki mul enam püsivaid tervisemuresid pole, tõlgendan siiski ka kõiki ajutisi sümptomeid. Kas see äkki tekkinud peavalu püüab köita minu tähelepanu? Kas mu maos keerab sellepärast, et jätkan millegi tegemist? Kui mõistan seoseid, tean, et ma ei hakka enam kunagi paanitsema. Oh heldeke, kuidas küll see kohutav seisund ligi hiilis ja kogu mu elu üle võimu võttis. Selles peatükis avan sulle täiesti uue viisi, kuidas sümptomitesse suhtuda. Sa hakkad nägema oma keha uues võtmes. Nimelt nii, et sulle pakutakse pidevalt tervendamise edendamiseks võtteid, sõnumeid ja ülekandeid. Jagan sinuga tegeliku elu näiteid, et saaksid omaette harjutada sel viisil mõtlemist. Samuti tutvustan sulle keha sümptomite ja selle sõnumite tõlgendusi, nagu mina neid mõistan. Iga olukord, sümptom ja reageering on vaid metafoor, millest suuremast ja tähtsamast ja saad seda kasutada vihjena, kui selle raamatuga töötad. Kehakeele tundma õppimine on üks ääretult väärtuslik praktika, sest kui oled sellele avatud, hakkad kõiges metafoore nägema ja need saab tõlkida sõnumiteks, mida su keha püüab edastada. Uskumusteks, mida su keha omaks peab, läbi töötamata mineviku kogemusteks, millest sa pead vabanema ja veelgi enamaks. Kõige sellega toimetulekut õpid sa 3. osas. Sümptomid on sinu keha emotsionaalse juhtimissüsteem, mida on raske eirata, sellele vastupanu osutada või kõrvale heita. Ma ärritusin alati, kui mu keha ilmutas mulle vastumeelseid sümptomeid, kuid nüüd tagasi vaadates mõistan, et see oli minu elu ainus täiesti uus infoallikas. See esitas mulle väljakutse väga sageli. Mida enam ma õppisin seda ignoreerima, seda tugevamaks ja valjemaks see muutus. See ei loobunud kunagi ega lasknud end minu vastuseisust heidutada. Keha lihtsalt jätkas sõnumite edastamist. Peagi saad teada, mil viisil su keha sinuga kõneleb. Meis kõigis peitub midagi, mille kohta mulle meeldib öelda kõige valjem lüli. See on minu positiivne versioon terminist kõige nõrgem lüli. Sinu keha on see osa või osad võib tunduda sulle kõige hullema vaenlasena. Kuid tegelikult on see sinu parim sõber. See on osa, mis ütleb sulle kõige esimesena, et midagi on valesti. Minu jaoks on kõige valjem lüli emakas. Kui ma ei pööra millelegi piisavalt tähelepanu,
siis emakas ütleb seda mulle. Mõnel teisel inimesel võivad sõnumitoojad olla alaseljavalud. Mõnel hakkavad silmalaud tõmblema või tekib lööve. Kedagi kolmandat vaevavad aga migreenid. Mõte on sulle nüüd selge. Ole ühenduses oma kehaga. Sümptomeid leebelt analüüsides pea alati meeles, et su keha soovib sulle parimat. Neid sõnumeid, sümptomeid lähetatakse armastuse ja abivalmidusega. Kui soovid terveneda, on otsene kontakteerumine oma kehaga armastaval ja julgustaval viisil kasulik lähenemisviis. Mainin mõnda kommunikatsioonimeetodit, mis on minu puhul edukaks osutunud. Tänupalve. Selle oma kehale adresseeritud palve kirjutasin selleks, et aidata endal temaga taas tervislik ühendus leida. Hoolimata frustratsioonist, mida sümptomite tõttu sageli tundsin. Tutvustan seda sulle lootuses, et sinagi leiad sellest rahu. Õnnistatud on mu keha ja hing, mis kannab miljonite eluaegade raskust ja jääbki seda kandma. Ma tänan sind elu eest iga päev kuni tänaseni välja ja nende eest, mis sellele järgnevad. Ma loobun sind trotsimast, ma jätan maha kritiseerimise, ma kuulan sind eelarvamusteta, ma annan sulle teada, et armastan sind. Ma lasen sul lihtsalt olla. Tänan sind ja jäägu see nõnda. Räägi oma kehaga armastaval viisil. Mõnikord kohutavate menstruatsioonivalude ajal ei osanud ma teha muud, kui surusin käed alakehale ja rääkisin oma emakaga. Laususin valjusti, et mõistan, kuidas ta püüab mulle midagi öelda ning et ma teen kõik endast oleneva, et sellest aru saada. Lubasin talle kuuma vanni ja muid protseduure, kui me ainult suudaksime ennast kokku võtta, et jaksaksin valust kõverdumata vannituppa minna. Mingil väga kummalisel viisil aitas see mul oma mässulise elundiga ühendusse astuda ning endale armastust ja kaastunnet leida. Oma kehaga armastaval viisil rääkimine on igapäevane kasulik tervendamisviis. Istu vaikselt, käed sellel kohal, mis kõige rohkem armastust vajab. Nüüd räägi sellega, hinga läbi selle või lihtsalt saada sellele armastuse ja kaastunde sõnu. On üllatav, mida ühendus isegi nende kehaosadega, millega ma pole antud hetkel rahul, võib meie tervendamise heaks teha. Kasuta märkmekleepse. Kasutan ohtralt märkmekleepse. Mul on neid meeldetuletuste ja lemmiktsitaatidega paberikesi kõikjal. Kasutan neid ka tervendamiseks. Küllap mäletad veel, et sõnad on lihtsalt energia. Kui kirjutad sõnad või fraasid nagu ma armastan sind, tervenemine, tugev või õnnelik märkmepaberile ning paned need taskutesse või vastu keha, siis võivad need tervenemist soodustada. Proovi järele seda. Võib juhtuda nõnda, et järgid meie eeskuju märkmekleepsude kuningannana. Liiguta ja suuna energiat. Erilise tähelepanu osutamine tervendamist vajavatel kehaosadele võib avaldada väga soodsat toimet. Keskendudes kahjustatud piirkonnale, elundile, näärmele või kehaosale positiivsel viisil, suudad sa vabaneda tardunud energiast. Sa võid teha mis tahes viisil, mis sulle meeldib, arvestades mõnda soovitust. Vajuta, venita või hõõru valusat kohta. See aitab tekitada seal liikumise, tervistava energiava. Kujuta ette, et probleemne kehapiirkond on valgusega üle ujutatud
eri värvustel on eri võnkesagedused, kuid violetsel, indigol, sinise ja violetse vahepealsel värvil ning sinisel on kõige suuremad sagedused, mis aitab neil tõhusamalt tervistada. Nüüd, kui sul juba on oma kehaga ühendusse astumiseks positiivseid kogemusi, asud sa paremal positsioonil, et alustada tõelist suhtlust sellega. Oleme valmis vaatama, mida keha võiks meile öelda. Siinkohal ma mainin, et seda kehaga ühendust ma olen loonud juba aastast 2023, vist on 2023, kus ma õppisin lisaks sellele Access Barsile veel ühe kehatehnika ja see ongi käed peal kehatehnika, et kui mul näiteks tunnen, et mul kurk või kuskil midagi on, hakkab tulema, siis ma panen käed peale ja selleks on ka nagu selle kehaprotsessi sõnad ja ma ütlen need sõnad ja kustutuslause ja hommikuks on mul kõik nagu läinud, et seda ma olen küll kogenud enda peal, seda ma tean kindlalt, et see toimib. Aga see keha tundma õppimine ja nende sümptomite nagu seletamine, sellega ma nagu jätkan, sest mul on nagu üks sümptom, mis kordub kogu aeg ja ma ei ole veel aru saanud, et kuidas ma sellest saan vabaneda ja mis see on, mida ta mulle siis nagu näitab. Näiteid sümptomitest kui kasulikest vihjetest. Seda raamatut kirjutades jätkusid mu menstruaaltsüklid tavalisel viisil. Ei esinenud enam piinavat valu, mis oli mind varem aheldanud, ent äkki muutusid need erakordselt pikaks ja vererohkeks. Mu emakas oli küll varem sõnumeid valusignaalide kujul andnud, kuid mu keha peamiseks sõnumitoojaks jäi ta ikkagi. Sama sõnumitooja uus sõnum. Igaks juhuks pöördusin oma naturopaadi poole, kes kinnitas, et kõik, sealhulgas ka hormoonide tase on normaalne. Ta ütles nagu muu seas, et tema arvates on sinna jäänud mingi spirituaalne jäänuk ja et paistab, nagu oleks ma lõpuks valmis sellega tegelema. Võtsin selle teadmiseks ja lahkusin. Menstruaaltsükli tõttu tundsin, nagu oleksin verest tühjaks jooksmas ja hakkasin mõtlema, millises oma eluvaldkonnas tundsin, nagu oleksin verest tühjaks jooksmas. Aga muidugi nüüd ma taipasin. Seda raamatut kirjutades ei loobunud ma kliente vastu võtmast. Lihtsalt lisasin oma tööplaani 100 lisatunde, ilma et oleksin koormat teisest otsast kergendanud. Täiesti minu paranemise eelse vana mina moodi. Tundsin, nagu oleksin masin, mis lakkamatult endast energiat annab. Aga nii jääb laadimiseks liiga vähe aega. Seda mõistnud hakkasin vabanema uskumustest, mis sundisid mind mõtlema, nagu peaksin seda kõike tegema. Vabanesin hirmudest, nagu tähendaks endale vaba aja võtmine klientide altvedamist. Loobusin mõneks nädalaks tööst ning keskendusin ainult kirjutamisele, jätmata oma loomeväljendusele vajalikul määral aega ja ruumi, nagu oleks vaja olnud. Olin ma summutanud energia oma teises sakraaltšakras, mis valitseb emakat, millest loed lähemalt selles samas peatükis pisut hiljem. Samuti proovisin vabaneda tõketest, mis takistasid mul end isiklikes suhetes haavatavana tunda. Ma ei olnud selles kunagi eriti osav olnud, aga just sel eluperioodil olin sellega eriti suures hädas. See teine tšakra on seotud tunnetega, nii et suhtega tegelemine kõlas igati loogiliselt.
Ma ei hakanud ennast süüdistama. Selgitasin lihtsalt välja, mis toimub ja vabanesin takistustest, teades, et kui mu emakas on veendunud sõnumi minuni jõudmises, rahuneb see taas. Nõnda see oli. Tugev verejooks vaibus pärast seda ja nii saavadki kõik spirituaalsed jäänukid järk-järgult kõrvaldatud. Nüüd teine näide, kuidas keha lähetab meile signaale, pärineb sõbralt, kellega koos töötasin. Amelia ei saanud kaela pöörata rohkem kui 15 kraadi kummaski suunas. Küsisin temalt, millal see algas ning sain teada, et kõigest mõni aasta tagasi. Loomulikult pärisin, mis sel ajal tema elus juhtus. Rääkis palju oma vennast ja vennanaisest ning vastumeelsusest selle vastu, kuidas nad oma lapsi kasvatavad. Amelial endal polnud lapsi, kuid see-eest teadis ta kindlalt, missugused on laste kasvatamise õiged ja väärad viisid. Kael on meie keha väga painduv osa ja kui me otsustame olla millegi suhtes jäigad või kitsarinnalised, siis otsustab kael sageli sümptomite varal, mis meie elus ei klapi. Tegime ta mõtetes veidi puhastustööd, et ta lubaks vennal lapsi kasvatada nii, nagu ta soovis. Vabastasime ta hirmudest, et vend teeb midagi valesti ning vastuseisust, mis ei lasknud tal vennanaisega paindlikult suhelda. Otsekohe suutis ta kaela pöörata umbes 30 kraadi mõlemas suunas. Ja juba see oli oluline paranemine. Selle algse edu järgi sain aru, et vabaneda tuleb veel millestki, mistõttu kerkis mul veel üks küsimus mõttesse. Pärisin temalt, millele ta keskenduks siis, kui teda nii kangesti ei häiriks venna ja vennanaise tegevus. Ta vastas otsekohe, tantsimisele. Ma käisin kogu aeg tantsukursustel, kuid kaela tõttu olin nüüd sunnitud sellest loobuma. Koos avastasime mõne hirmu, mida ta lemmikharrastuse jätkamise ees tundis. Irooniliselt võimendasid neid tema enda ärevus ja valupelgus. Me tegelesime nende hirmudega ja ennäe, ta suutis otsekohe pead kummalegi poole umbes 50% võrra rohkem pöörata. Me korraldasime nendest 2 vaatenurgast lähtudes kõigest paar seanssi ning ta kaela liikuvus taastus täielikult. Tema kaelavalu ja jäikus olid ilmselt piltlik väljendus mõnest järgmisest probleemist. Tantsimise ja eneseväljenduse hirm, suutmatus olla mõtetes ja suhetes paindlik ja see, et ta lubas vennal ja vennanaisel end nii hirmsasti häirida ainult sellega, et nad olid nemad ise. Üks sümptom võib olla mitte sõnumi väljendus, aga kui lihtsalt uurid seda, mis pähe turgatab, saad kindlasti palju olulist infot, millega edasi tegeleda. Pane tähele, siinkohal on väga tähtis ühte asja mõista. Me ei eita mitte mingil juhul mis tahes meditsiiniliste või psühholoogiliste haiguste olemasolu. Me lihtsalt vaatame palju suuremat holistilist pilti sinu kehast ning püüame tegeleda mis tahes emotsionaalsete tasakaalutlustega, mis võisid olla raskuste algpõhjus. Sisuliselt me küsime kehalt, miks see probleem just siin ilmnes, miks see probleem ennast just praegu ilmutab. Me püüame kasutada keha enda keelt, et saada vastuseid, mis aitaksid sul terveneda. Veelgi enam, ülearuse emotsionaalse koorma kõrvaldamisel oma organismist, isegi juhul, kui see pole olukorraga vahetult seotud, leiab su keha enda tervendamiseks rohkem energiat ja jõudu. Kogu protsessi ülesanne on teha kõik, mida me suudame, vähendamaks keha, stressi ja suurendamaks maksimaalselt selle tervenemispotentsiaali.
levinud vihjed, sõnumid ja metafoorid. Mäletan iseenda tervendamisel ühte hetke, kui ma nende sõnumite ja metafooride avastamisel mõtlesin. Inimkeha on ikka nii huvitav. Ma lihtsalt soovin, et minu oma poleks nii huvitav. Sinagi võid tunda sedasama, kuid püüa nii hästi kui vähegi võimalik meeles pidada, et sümptomid on olulised vihjed, mis aitavad sul terveneda. Klientidega tegelemisel näen ma metafooride, sõnumite ja vihjete korduvaid mustreid, millega teatud laadi tingimused või sümptomid tavaliselt seotud on. Pole oluline, mis nimi või diagnoos on sinu spetsiifilisel sümptomite kogumikule pandud. Palju olulisem on jälgida mõjutatud ala ja selle varjus peituvat võimalikku sõnumit. Selle peatüki ülejäänud loendid on rühmitatud vastavalt tšakratele, väekeskustele, inimese peenkehas, elunditele, näärmetele, füüsilisele keha muudele osadele ning seisunditele, mida võid kogeda. Toon igaühe puhul näiteid, missuguseid metafoore võib sinu keha sõnumite edastamisel kasutada. Minu tõlgendus toetub intuitsioonile, personaalsetele metafooridele, energeetilistele arusaamadele ja klientidega suhtlemise kogemustele. Minu ülevaade pakub sulle uurimiseks mitmesuguseid ideid. Kuigi sellest kõigest on sulle suur abi, mõtle kindlasti ka ise uusi tehnikaid välja. Jää avatuks sõnumitele, mida su keha püüab sulle edastada. Mõnikord on kasulik vaadata, mis juhtus sinu elus just veidi aega enne seda, kui su keha neid sõnumeid saatma hakkas. Aasta, paar varem. Ehkki on arukas pöörata tähelepanu ajale enne sümptomite avaldumist, võib see periood tegelikult seostuda mõne sinu elus varem avaldanud probleemiga. Näiteks võis sul olla abielulahutus aasta enne seda, kui ilmnesid paanikahäired. Võib tunduda, nagu oleks just lahutus mingi sündmuse vallandanud, kuid emotsionaalne energia võib olla veelgi lähedamalt seotud hoopis sinu vanemate lahutusega või lapsepõlves. Nimekirja uurides võib juhtuda, et mingi konkreetne metafoor tekitab sinus äratundmist või kerkib sulle äkki pähe midagi juhuslikku, näiteks mõni mälestus või isik. Tõenäoliselt ongi see üks su alateadvuse vihjetest, mis ütleb, pööra mulle tähelepanu, jää avatuks ükspuha millele, mis püüab esile tõusta. Ja ma luban sulle, et sa näed võimalusi seal, kus su pilk varem märkas ainult takistusi. Viimasena olgu mainitud, et sa võid märgata samu sümptomeid, kehasüsteeme või ideid loendi eri paikades ja ma võin neile iga kord eri tähendusi omistada. Seda seetõttu, et energia võib avaldada rohkem kui ühes kohas ning tähendadagi iga kord eri asja. Vaata lihtsalt, mis sind kõnetab ja jäta ülejäänu sinna paika. Pärast kõiki neid loendeid leiab terve hulga küsimusi, mis aitavad sul uurimist süvendada. See innustab sind mõtlema nende vihjete ja sõnumite keeles ning annab sügavama arusaamise, missugustest energiatest tuleb kolmandas osas vabaneda. Tõenäoliselt pöördud sa kolmanda osaga tööd tehes sageli selle peatüki juurde tagasi, kasutades seda uute ideede ja juhatuste allikana, mistõttu on ehk hea ära märkida lehekülg, kus nimekirjad algavad, et saaksid selle kergesti leida. Nüüd tuleb tšakratest juttu, et teatavasti on inimesel 7 tšakrat. Hakkame alt pihta, siis jalgade juurest juurtšakra, siis siin kõhusemaka juures on sakraaltšakra,
siis natuke ülespoole on päikesepõimiku tšakra, siis südame juures on südame tšakra, kõri juures kõri tšakra, siis siin otsmiku 3. silma tšakra ehk kulmu tšakra ja üleval on siis kroontšakra. Tšakrad on keha keerlevad energiakeskused. Inimese kehas on 7 peamist tšakrat. Tšakrad talletavad vanu lugusid ja keha algseid mustreid. Nende energia on tihedalt seotud varajase lapsepõlve programmeerimise ja mõjudega. Iga tšakra valitseb füüsilise keha eri piirkonna üle. Tšakrate energia tasakaalutused avalduvad sageli nendega seotud füüsilise ala sümptomitena. Märganud, missugused tšakrad tunduvad olevat tasakaalustamata ning uurinud sellele tšakrale vastavaid elundeid, näärmeid ja lihaseid, leiad see tõenäoliselt tegutsemiseks uusi vihjeid. Kroontšakra katab su pealae, laskudes silmadeni. See sümboliseerib spirituaalsust ja sinu seost kõrgema väe ehk jõuga. See on seotud teadmisega, et võid usaldada elu ning et sinu eest hoolitsetakse ja sind juhatatakse. Seos füüsilise kehaga, aju ülemine osa ja käbinääre ja fookus elu eesmärk ja seos kõrgema allikaga. Et see pilt näeb välja siis selline. Kui palju siit näha on, see on nüüd iseasi. Nüüd kohe vaatan. Kas vaat niimoodi on äkki parem? Ühesõnaga need tšakrad nägite ennast. 3. silma tšakra ehk kulmu tšakra. 3. silma tšakra paikneb kulmude vahel. See sümboliseerib intuitsiooni, kujutlusvõimet, mõtlemist ning võimet näha kõige sisu ja olemust. See tšakra vastutab sinu meelte nii teadliku kui ka alateadliku taju eest. Seos füüsilise kehaga on silmad, kõrvad, nina, ajuripats, hüpotalaamus, kolju ja aju frontaalsagar, mida peetakse emotsioonide kontrollimise keskuseks. Ja fookus, nägemus ja seesmine suunamine. Kõri tšakra. See keset kõri paiknev tšakra on seotud eneseväljenduse, kommunikatsiooni ning nii sisemise kui ka välimise tõega. See on keha metaboliseerija, milles toimub informatsiooni, eneseväljenduse ja muu taolise vahetus. Sageli peetakse seda kõige tähtsamaks tšakraks, sest see asub informatsiooni kõikidelt, sest see saab informatsiooni kõikidelt teistelt tšakratelt ja töötleb seda, aidates sul end maailmale ainulaadselt väljendada. Seos füüsilise kehaga, kilpnääre, kõri, mandlid, suu ja ajutüvi. No, nii oluline tšakra nagu, et kujutate ette, kui mandlid ja need kõik ära lõigatakse, siis no, see ongi nagu see tunnetus. Ja minul on kilpnääre mitte lõigatud, vaid ta on nagu see eneseväljendus ja see on kõik. Järelikult on see minu põlvkondade viisi kohe olnud. Ja selleks peab võtma siis lisandi. Kommunikatsioon ja eneseväljendus. Järgmine tšakra. Ma saan veel lugeda natuke. Järgmine tšakra on südame tšakra. Südame tšakra paikneb keset rinda. See on seotud armastuse, intiimsuse, andestamise ning armastuse lähetamise vastuvõtmise võimega. Samuti aitab see tšakra sul väljendada südamesoove, saates nende energeetilisi signaale maailma. See keerleb ümber harknäärme, mis on su immuunsüsteemi üks tähtsamaid näärmeid. Et see on see koputamine, et siis seda hirmuga seoses ja
ja aktiveerida seda. Kõik emotsionaalsed konfliktid võivad mõjutada südametšakra energiat. Seos füüsilise kehaga, süda, harknääre, kopsud, rindkere, ülemine osa ja lülisammas, õlad, käsivarred ja rinnad. Ja fookus on armastus, suhted, sisemine tervendamine. Nii, päikesepõimiku tšakra. Kohe rinnaku all paikneb päikesepõimiku tšakra. Valitseb su personaalse jõutunnetuse üle. See hõlmab ka su isiklikke valikuid ja tegusid selles maailmas. Selle energia on seotud enesekindluse, enesehinnangu ning tundega, et sa ise valitsed oma elu. See talletab sinu hinnangud ja arvamused iseendast ning maailmast. Päikesepõimiku tšakra on tihedalt seotud sinu ego ja identiteediga, samuti sellega, kuidas sa oled seotud maailmaga. Kes sa selles oled, mida sa selles ihaldad ja mil viisil neid soove väljendad. Seos füüsilise kehaga on siis neerud, maks, neerupealsed, pankreas, põrn, magus, apipõis ning rindkere alumine osa. Isiklik mõju ja positiivne mõttelaad. Nii, et ma ei jõuagi rohkem lugeda. Siin jääb sakraaltšakral jääb see pidama, sest muidu jääb see täitsa mul jutt poolikuks. Et siit ma jätan poolikuks ja homme siis jätkan sakraaltšakraga ja juurtšakraga. Ja siis tulevad eluldid ja näärmed ja muud kehaosad ja siis need seosed siis. Lõpetan tänaseks siis selle lugemise ja kes ei saanud nagu kuulata, et toredad, siis järelkuulamist teile ja ilusat õhtut.